Dinosauruste ajastul oli mõned loomad nii kummalise välimusega, et kui sa neid näeksid, arvaksid sa, et nad on pärit filmidest või videomängudest, kuid tegelikult eksisteerisid nad päriselt meie maailmas. Selles videos räägimegi mõnest kõige veidramast eelajaloolisest loomast, kelle olemasolu on teadlased avastanud. Alustame siis. Number 12. Quetzalcoatlus. Kujuta ette looma, kes on peaaegu sama pikk kui kaelkirjak, kuid suudab ka lennata. See ongi Quetzalcoatl, üks suurimaid lendavaid loomi, kes kunagi maal elanud. Tema fossiilid avastati Texases 1970-ndatel. Teadlaste sõnul oli selle tiibade siru ulatus üle 30 jala. See on laiem kui mõnel tänapäeva väikesel lennukil. Aga mis veel üllatavam, see ei näinud välja nagu tavaline lind. Tal oli pikk kael, pikk nokk ja tal polnud hambaid. Selle keha oli sale ja kerge, samal ajal kui tiivad olid nagu nahkhiirel. Need olid kaetud õhukese nahaga, mitte sulgedega. Kui sa seda vaatad, tundub see nagu kaelkirjaku, linnu ja lohe segu. Ja kuigi see oli väga suur, suutis ta siiski lennata. Aga see pole veel kõik. Teadlaste sõnul oskas see ka hästi maal kõndida. See ei roomanud nagu tavaline sisalik. Selle jalad olid sirgelt all, nii et ta seisis püsti. See liikus kõndides palju paremini. See tähendab, et ta ei lennanud ainult kõrgel õhus. Ta võis ka maa peal ringi liikuda, otsides toitu. Ja kujuta ette, oota korraks. Loom, kes on peaaegu sama pikk kui kaelkirjak. Ja siis äkki lendab ta su ees minema. Siiani pole veel leitud täieliku Quetzalcoatluse skeletti. Seetõttu vaidlevad teadlased endiselt mõned asjad üle. Näiteks selle täple kaal ja jahipidamise viis. Aga üks asi on kindel. See on üks kõige veidramaid ja kõige uskumatuma välimusega olendeid dinosaurusete ajastul. Number 11. Teresinosaurus. Kui on olemas dinosaurus, mis näeb välja nagu oleks kokku pandud erinevatest loomadest, siis see on see. Juba esmapilgul näeb see kohe väga kummaline välja. Pikk kael, väike pea, suur kõht ja mis kõige tähtsam, sellel on ülipikad küünised. Iga teresinosauruse küüs on peaaegu 1 meeter pikkune. See näeb välja nagu hiiglaslik vikat, mis on tema käe külge kinnitatud. Tegelikult, kui sa seda dinosaurust esimest korda näed, arvad sa kohe, et tegemist on väga ohtliku kiskjaga. Aga üllatav on see, et ta võis süüa ainult taimi. Kuigi ta kuulus samasse lihasööjate dinosauruste rühma nagu T-Rex, selle evolutsioon oli teistsugune. Selle asemel, et saada verejanuliseks kütiks, pareles tal välja pikk kael ja suur kõht, mis sobis paremini lehtede ja taimede söömiseks. Teadlaste sõnul võis ta kasutada oma pikki küüsi selleks, et tõmmata puuoksi alla, et ulatuda toiduni. Kuid kui selle fossiilid esmakordselt avastati, olid teadlased tõesti segaduses, sest selle küüned olid nii pikad. Nad ei saanud kohe aru, mis liiki loomaga on tegemist. See ei näinud välja nagu tavaline dinosaurus. See nägi välja nagu segu hiiglaslikust linnust, laiskloomast ja koletisest. Aja jooksul avastati veel rohkem selle fossiile. Alles siis hakkas selle tõeline välimus tasapisi selguma ja mida rohkem teadlased seda tundma õppisid, seda enam said nad aru, kui erakordne see loom oli. Kõigist avastatud dinosaurustest oli Teresinosaurusel kõige kohmakam ja veidram välimus kogu eelajaloolises maailmas. Number 10. Deinokerus. Esmapilgul tundub, et selle dinosauruse juures on midagi valesti. Just kui oleks erinevate loomade kehaosi kokku pandud. Ja aastaid teadsid teadlased selle kohta vaid üht, selle tohutult suured käed. Kui selle fossiilid esmakordselt avastati, leiti ainult 2 hiiglaslikku kätt. Ja kuna selle küünised olid nii pikad ja suured, arvasid paljud teadlased, et see võis olla väga ohtlik kiskja. Kuid aja jooksul leiti veel rohkem fossiile ja siis hakkas Deinokeruse tõeline välimus ilmnema. Ja see osutus tõesti väga erakordseks. Selle asemel, et olla kiire ja hirmuäratav kiskja, nagu teised teropoodid, nägi see välja pigem nagu kummaline hiiglaslik loom, mis meenutas pardi, kaameli ja dinosauruse segu. Sellel olid pikad käed, laiad jalad ning suur ja raske keha. Seljal oli kühm nagu kaamelil ning pea meenutas pardi nokka. See ei paistnud ka eriti kiire jooksja olevat. Selle jalad olid keha suhtes lühikesed, mistõttu nägi tema liikumine välja koomakas ja raske. Teadlaste sõnul ei pruukinud ta süüa ainult liha. On olemas tõendeid, mis näitavad, et ta sõi ka taimi ja kala. See tähendab, et ta oli kõigesööja.
sellepärast oligi tema kehaehitus nii omapärane. Käed, suur kõht ja omapärane nokk võisid olla kohandunud tema toitumisviisiga. Samal ajal, kui paleontoloogid uurivad seda dinosaurust põhjalikumalt, nad mõistsid üha enam, et peaaegu iga osa tema kehast on omapärane. Käed on väga suured, jalad liiga laiad, selg on kõrge tänu pikkadele luudele tema lülisambas. Ja pea näib ülejäänud kehaga üldse mitte sobivat. See tõesti näeb välja nagu dinosauruste maailma katseversioon. Ja just see teebki sellest ühe kõige veidramatest dinosaurustest, mille teadus on avastanud. Number 9. Amargasaurus. Kui sa vaatad seda kaugelt, näeb see välja nagu tavaline pika kaelaga dinosaurus. Aga kui sa märkad selle kaela, siis hakkab kõik muutuma kummaliseks. Sest selle kaela tagaosas on 2 rida pikki ogasid, mis ulatuvad ülespoole. See dinosaurus näeb välja, nagu tal oleks hiiglaslikud ogad kaelas. Teadlaste sõnul need ogad on tegelikult osa selle selgrooluustikust. Neid on tõesti olemas, ega ole lihtsalt välja mõeldud. Küll aga pole siiani kindel, milline nägi välja nahk nende ogade vahel, kui loom veel elas. Mõned teadlased usuvad, et ogade vahel võis olla õhuke nahakiht, samas kui teised arvavad, et ogad olid rohkem paljad ja nähtaval. Kuid üks asi on kindel, selle kael näeb väga eriline välja. Enamikul pika kaelaga dinosaurustel on lihtne välimus. Pikk kael, pikk saba, suur keha. Aga Amargasaurusel tundub, nagu oleks tal loomulik soomus kaelas. See muudab tema välimuse palju karmimaks ja dramaatilisemaks võrreldes teiste taimtoiduliste dinosaurustega. Ja kuigi ta pole üks suurimaid sauropoodidest, on tema välimus kergesti meeldejääv just tänu sellele erilisele kaelale. Ausalt öeldes, isegi kui näed ainult tema siluetti, on raske teda tavalise dinosaurusega segi ajada. Number 8. Nigerisaurus. See on dinosauruste seas üks kõige veidrama suuga eelajaloolisi loomi. Esmapilgul näeb ta välja nagu tavaline pikakaelaga dinosaurus, aga kui sa tema pead näed, muutub su arvamus kohe. Tal on väga lai suu ja lõualuu eesosas on palju väikeseid hambaid. Teadlaste sõnul on tal palju rohkem hambaid kui enamikul teistel dinosaurustel. Ja mis veelgi kummalisem, tal on olemas ka uued hambad, mis ootavad tagapool, et asendada praegu kasutusel olevaid hambaid. See tähendab, et kui tema hambad kuluvad või lähevad katki, asendatakse need kiiresti uutega. See on nagu hambakonveier. Selle tõttu võrreldakse seda sageli tolmuimejaga. Aga selle suu tegelik eesmärk on võimaldada tal kiiresti süüa maapinna lähedal kasvavaid taimi. See ei ole nagu teised pika kaelaga dinosaurused, kes ulatuvad kõrgete puudeni. Teadlaste uuringute kohaselt selle pea oli sageli allapoole suunatud, kui ta otsis toitu. Selle asemel, et üles vaadata, oli ta pilk enamasti suunatud maapinnale. Ja kuna selle kolju oli väga kerge ja õhuke, nägi see veelgi kummalisem välja. Pea tundus liiga väike ja õrn selle suure keha jaoks. Ja just see ongi põhjus, miks nigerisaurust on lihtne meelde jätta. Selle keha näeb välja nagu tavalise sauropodinosauruse keha. Aga selle nägu tundub, nagu oleks see loodud väga erilise töö jaoks. Kiire madalate taimede söömine terve päeva vältel. Number 7. Kosmoceratopsi. Paljudel dinosaurustel on sarved, aga Kosmoceratopsil on neid justkui liiga palju. Kui sa vaatad selle pead, tundub, et peaaegu polegi vaba kohta, sest see on täis sarvi, kõverusi ja teravaid luid. Selle pea on nii palju kaunistusi täis. See näeb välja pigem nagu olend fantaasiafilmist kui päris dinosaurus. See dinosaurus avastati Utahis Ameerika Ühendriikides. See kuulub samasse rühma nagu Triceratops. Kuid selle välimus on palju erilisem kui tuntumatel sarvilistel dinosaurustel. Sellel on sarv silma kohal. Sellel on väljaulatuvad luud frilli ehk suure plaadi külgedel, mis asub pea tagaosas. Ja selle asemel, et pea kuju oleks lihtne, on see täis kõverusi ja teravaid osi. Tegelikult, kui näed ainult siluetti, näeb see välja nagu väga keeruline mask. Ja just see ongi põhjus, miks seda dinosaurust on lihtne meelde jätta. Enamikul sarvedega dinosaurustel on ainult 1 või 2 sarve, mis kõige rohkem silma paistavad. Aga Kosmoceratopsil on pea peal peaaegu igal osal oma kaunistus. Teadlaste sõnul ei pruugi enamik neist olla mõeldud võitluseks või kaitseks. Võib-olla kasutas ta oma ebatavalist pead hoopis millekski muuks, et teised dinosaurused tunneksid tema liiki ära. Kaaslase ligimeelitamiseks või domineerimise näitamiseks teiste grupi liikmete ees. Nagu tänapäeva loomadel, kes kasutavad värvilisi sulgi või suuri sarvi, et end näidata ja muljet avaldada. See tähendab, see erakordselt kummaline pea võis olla osa selle dinosauruse sotsiaalsest elust.
ja isegi tänapäeval on mõned detailid endiselt ebaselged, näiteks täpne naha ja sarvede kate, kui see veel elas. Fossiilide põhjal on siiski selge, et tal oli üks kõige keerulisemaid päid kogu dinosauruste maailmas. Kui sa seda tõesti vaatad, tundub, et evolutsioon üritas teha ühest sarvedega dinosaurusest eriti uhke looma. Number 6. Juutsi. See on nüüd see dinosaurus, mille olemasolu sa tegelikult ei ootaks, sest kui see esimest korda Hiinas avastati, olid paljud teadlased üllatunud selle kummaliste tiibade pärast. Enamik lendamisvõimelisi dinosauruseid on seotud lindudega ja kasutavad lendamiseks sulgi. Aga Juutsi on teistsugune. Tal olid ka suled, aga tal oli ka õhuke nahamembraan, mis oli nagu nahkhiire tiib. See tähendab, et ühes kehas olid justkui kokku pandud dinosaurus, lind ja nahkhiir. See dinosaurus oli väga väike võrreldes teistega selles nimekirjas, kuid evolutsiooni mõttes oli ta üks kõige veidramaid. Kui teised dinosaurused arelesid järk-järgult tänapäevaste lindudeni, siis Juutsi proovis justkui teistsugust teed. Selle asemel, et tal oleksid ainult sulgedes tiivad, tal oli randme juures kummaline luu, mis aitas toetada tema membraantiiba. Ja selle tõttu nägi ta tõesti väga erinev välja võrreldes tavaliste dinosaurustega. See oli justkui looduseksperiment. Kuni tänaseni uurivad teadlased endiselt, kui hästi ta lennata suutis. Mõned uuringud ütlevad, et ta ei pruukinud olla pikaajaliseks lendamiseks nii osav nagu tänapäeva linnud. Uuringute põhjal sobis ta pigem liuglemiseks ühelt puult teisele. See oli nagu lendav orav, aga dinosauruse versioon. Kuigi pole veel kindel, kuidas ta täpselt lendas, on üks asi selge. Tema välimus oli väga eriline. Ja see ongi põhjus, miks see on tänaseni üks kõige kummalisemaid avastusi dinosauruste paleontoloogias. Number 5. Mikroraptor. Kui räägid tiibadega dinosaurustest, mõtlevad enamik inimesi kohe 2 tiivale, aga mikroraptor on teistsugune, sest lisaks tiibadele, kätel on tal ka tiivad jalgadel. Jah, 4 tiiba. Ja see ongi põhjus, miks see on üks kõige veidramaid dinosauruseid, mille teadlased on avastanud. Mikroraptor on teiste dinosaurustega võrreldes üsna väike. Aga see on väga oluline uurimaks, kuidas mõned eelajaloolised loomad lendama hakkasid. See avastati Hiinas. Ja teadlaste leitud fossiilide põhjal oli sellel tõesti pikad suled, mitte ainult esijalgadel, aga ka tagajalgadel olid samuti suled. See tähendab, et selle välimus ei ole lihtsalt kunstnike kujutusvõime vili. Selle keha oli tõesti ainulaadne. Kui vaadata selle rekonstruktsiooni, näeb see välja nagu väike raptor, kellel on lisatiivad. Sellel oli pikk saba, sulelised esijalad, sulelised tagajalad, ja kogu keha tundus olevat loodud õhus liuglemiseks, kui ta hüppas või liikus puude vahel. Uuringute kohaselt ei lennanud see tõenäoliselt nagu tänapäeva linnud. Tõenäolisemalt kasutas oma 4 tiiba, et liuelda ühelt puult teisele, nagu lendorav, aga see oli dinosauruse versioon. Ja kuigi see oli väike, oli see ikkagi kiskja. On olemas tõendeid, mis näitavad, et ta sõi väikseid loomi, nagu linnud, kalad ja väikesed imetajad. Mõtle selle peale, väike dinosaurus, kellel on 4 tiiba ja suudab õhus liuelda, kui ta jahti peab. Ja kuna on leitud nii palju mikroraptori fossiile, saavad teadlased olla kindlad selles, milline see tegelikult välja nägi, võrreldes teiste eelajalooliste loomadega. Seetõttu on see siiani üks tähtsamaid avastusi seoses lennuvõime arenguga. Sest see näitas, et dinosauruste ajastul evolutsioon tegi palju kummalisi katseid, enne kui tekkisid tänapäeval tuntud linnud. Number 4. Pahadasaurus. Palju pikakaelalisi dinosauruseid on juba avastatud, aga pahadasaurusel näib olevat kaelal sisse ehitatud relv. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline taimtoiduline dinosaurus. Pikk kael, pikk saba, suur keha. Aga kui sa näed selle kaela, siis hakkab kõik muutuma, sest selle kaela peal on pikad okkad, mis ulatuvad ettepoole. Ja need pole lihtsalt pikad okkad, vaid need on kõverad nagu hiiglastikud odad, mis on suunatud keha ettepoole. See on nagu loomulik tara, mis on selle kaela külge kinnitatud. See dinosaurus avastati Argentiinas ja teadlaste sõnul on see üks kõige ebatavalisema kaelakujundusega dinosauruseid kogu dinosauruste maailmas. Enamikul dinosaurustest, kellel on kaelal ogad, on need suunatud tahapoole, aga pahadasaurusel on need suunatud ettepoole. Seetõttu näeb see veelgi hirmutavam ja erilisem välja. Kogu tema kael näib nagu hoiatusmärk. Uuringute kohaselt on võimalik, et sellel oli ka kõva kate. See kate oli neil ogadel juba eluajal, sest kui ainult puhas luu oleks välja ulatunud, oleks see kergesti murdunud.
seetõttu arvavad mõned teadlased, et ogadel võis olla sarvetaoline kate või kõva kiht nende peal. Aga isegi kui selle naha täpne välimus pole veel kindel, on üks asi selge. Selle kael oli tõesti väga veider. Ja mis veelgi kummalisem, selle pea polludki eriti suur. Tegelikult oli selle nägu üsna kitsas ja väike võrreldes dramaatilise kaelaga. Nii et kui sa vaatad selle kogu keha, tundub, et pea ei sobi ülejäänud välimusega kokku. Üks kõhn nägu pikkade ogade taga. Ja just see teebki Pahadasauruse meeldejätmise lihtsaks. Sest see pole lihtsalt tavaline pika kaelaga dinosaurus. Tundub, nagu oleks evolutsioon ise selle kaela ümber kujundanud, et see näeks ohtlikum välja. Ja see on veelgi kummalisem kui teised taimtoidulised dinosaurused. Kolmas, kolmasjakasaurus. On palju lihasööjaid dinosauruseid, kellel on teravad hambad. Aga masjakasaurusel tundub, et hambad on valesti kasvanud. Ja just see ongi põhjus, miks see on üks kõige veidramaid dinosauruseid, mille teadlased on avastanud. Teadlased leidsid selle fossiilid Madagaskarilt. See on väiksem kui teised teropoodinosaurused. Selle keha pikkus on vaid umbes 1–2 meetrit. Aga isegi kui see on väike, on selle nägu väga omapärane, sest selle suu ees olevad hambad ei olnud suunatud ülespoole, nagu tavalistel dinosaurustel. Selle asemel olid need suunatud väljapoole ja ettepoole. Selle hambad ulatuvad justkui ettepoole. Kui sa esimest korda selle koljut näed, tundub tõesti, et selle suuga on midagi valesti ja hambad pole õigesti paigas. See pole aga juhus ega lihtsalt kahjustatud fossiil. Mida rohkem teadlased leidsid täielikke skelette, seda enam nad kinnitasid, et just selline see suu tegelikult oligi. Selle esihambad on pikad, veidi kõverad ja meenutavad konksu. Mis puudutab aga tagumisi hambaid, need on juba tavalisema kujuga. See tähendab, et esihambad täitsid teistsugust ülesannet kui tagumised hambad. Teadlaste sõnul võimalik, et ta kasutas esihambaid selleks, et kiiresti väikseid loomi kinni püüda. Seejärel kasutas ta tagumisi hambaid toidu rebimiseks. Ja seetõttu usutakse, et ta sõi väikseid saakloomi, nagu sisalikud, väikesed selgroogsed ja teisi kergesti püütavaid loomi. Lisaks ebatavalistele hammastele on tal ka pikk ja madal kolju. Pea ei ole paks ega raske, erinevalt teistest lihasööjatest dinosaurustest. Seetõttu paistavad kohe silma ettepoole ulatuvad hambad ja kuna tema keha on ka kõhn, tundub, et selle veidrat nägu ei saa kuidagi varjata. Tegelikult, kui sa seda näed, näeb see rohkem välja nagu katseolend kui tavaline kiskja, nagu evolutsioon oleks midagi proovinud. Loodi kummaline disain toidu püüdmiseks. Ja isegi tänapäeval on meil mõned detailid, mis pole täiesti kindlad. Näiteks selle huulte ja igemete täpne välimus eluajal. Fossiilides on siiski selgelt näha kõige tähtsam, kõige olulisem asi. Tõesti, selle hambad olid ettepoole suunatud ja see ongi põhjus, miks siiani on Masjakasaurusel üks kõige veidramaid suid kogu dinosauruste maailmas. Number 2. Halskaraptor. Kui ütled raptor dinosauruse, siis enamik inimesi mõtleb kohe midagi Velociraptori sarnast. Kiire, raevukas, lühikeste jalgadega. Ja keha, mis on mõeldud saagi tagaajamiseks. Aga Halskaraptor ei näe välja nagu tavalised raptorid, esmapilgul. See näeb pigem välja nagu kummaline veelembene lind kui dinosauruste kiskja. See dinosaur avastati Mongoolias ja sai kohe üheks kõige veidramaks raptoriks, mida teadlased on näinud. Sest peaaegu iga osa tema kehast on omapärane. Sellel on pikk kael, samuti pikk ja peenike nägu ning selle suu eesosas on täis väikeseid hambaid. Kui sa vaatad seda külje pealt, see näeb rohkem välja nagu luige, krokodilli ja raptori segu. Ja just see on põhjus, miks paljud teadlased olid selle üle üllatunud. Sest see ei näe välja nagu tavalised raptori dinosaurused. Enamik raptoreid on kompaktse kehaga ja lühikese kaelaga. Aga Halskaraptor, sellel on pikk kael ja pea ulatub ettepoole, nii et see näeb rohkem välja nagu loom, kes otsib toitu veest. Uuringute kohaselt on sellel ka omapärane koonusstruktuur, mis võib aidata vees liikumist tajuda. Seetõttu usuvad mõned teadlased, et see võis olla poolveeline ehk elas osaliselt vee lähedal, nagu maismaa kiskja ja veekütt üheskoos. Kuid siiani vaieldakse endiselt selle üle, kui hästi see tegelikult veekeskkonnaga kohanenud oli. Mõned teadlased leidavad, et see polnud täielikult veekütt. Kuid on ka teisi uuringuid, mis toetavad ideed, et see võis tõesti osata vees jahti pidada. Isegi kui selle käitumine pole veel täielikult kindel. Fossiilide põhjal on siiski üks asi selge. Selle keha oli väga erinev. Pikk kael, peenike pea, käed olid teistsugused kui tavalisel raptoril.
ja kuigi sellel oli ikooniline sirpküünis, mis on raptorite perekonna tunnus, peaaegu kõik teised kehaosad nägid välja, nagu need kuuluksid hoopis teistsugusele loomale. Tõtt-öelda, kui sa oleksid seda kunagi järve ääres näinud, poleks sa arvanudki, et see on raptor dinosaur. See nägi pigem välja nagu kummaline veelind, kellel on hambad ja tappeküünised. Ja just see teebki sellest ühe kõige ebatavalisema kiskja dinosauruste ajastul. Number 1. Epidexipteryx. Ei pea olema hiiglaslik dinosaurus, et välja näha kummaline. Epidexipteryx oli väike, aga kindlasti üks kõige veidrama välimusega kõigist. Esmapilgul see nägi välja nagu väike suleline olend, kellel oli väga pikk saba. Kuid mis oli kummaline, sellel olid pikad sabasuled, mis polnud mõeldud lendamiseks. Need olid lihtsalt näitamiseks, nagu dekoratsioon. See dinosaurus avastati Hiinas ja teadlaste sõnul on see üks varasemaid tõendeid. See näitab, et mõned dinosaurused hakkasid sulgi kasutama mitte lendamiseks, vaid ilu või uhkeldamise eesmärgil. Ja see ongi põhjus, miks selle välimus on nii eriline. Sellel on väike keha, pikad sõrmed ja keha peal suled. Kuid kõige silmatorkavam on selle väga pikad, paelataolised suled sabal. See näeb välja nagu ripuks selja taga pikad lindid. Ja kuna sellel pole täielikke lennutiibu, nagu tänapäeva lindudel, see muudab selle veelgi erilisemaks. Justkui oleks evolutsioonis stiil tähtsamaks saanud kui lendamine. Ka selle nägu on omapärane. Sellel on suu eesosas pikad hambad, samal ajal kui lõualuu teistes osades on peaaegu hambutu. Nii et kui sa seda vaatad, see näeb välja nagu väikese linnu ja kummalise roomaja segu. Ja isegi tänapäeval ei tea teadlased täpselt, mis värvi olid selle suled. Fossiilide põhjal on siiski selgelt näha, et selle saba oli tõeliselt dramaatiline. Võimalik, et seda kasutati paarilise ligimeelitamiseks või teistele loomadele mulje avaldamiseks, nagu juura ajastu paabulind. Ja see ongi põhjus, miks Epidexipteryx on eriline. Sest see näitas, et enne kui mõned dinosaurused õppisid hästi lendama ja ellu jääma, olid neil juba erilised omadused. Nad hakkasid juba kasvatama dekoratiivseid sulgi, mida kasutada esitlemiseks ja sotsiaalseks käitumiseks. Lihtsamalt öeldes on evolutsioon juba ammu katsetanud dinosauruste välimusega. Enne kui tänapäevased linnud üldse tekkisid,